Sellel aastal oleme palju pingutusi teinud võrdlusperioodi number 4 jaoks. Erinevad nõuded ja protsessid vajasid ülevaatamist ja selle kaudu me saavutame ohutusjuhtimissüsteemi küpsuse. Lisaks oleme kõiki uurijaid koolitanud, et meie ohutusjuhtumite uurimise kvaliteet paraneks. Samuti oleme koolitanud ka ühte ohutusspetsialisti, et teostada ülevaatusi ja järelevalvet ohutusjuhtumite raames nendele operatsiooniliste protsessidele. Samuti kõik need tegevused tulenevad võrdlusperioodist ja määrustest. Usun, et meie ohutusjuhtimissüsteem on üsna küps ja meie inimesed panustavad kõvasti ohutusse. Aitäh teile! 2025 möödus uue inimesena väga kiiresti ja koolituste keskselt. Põhiline märksõna 2025 oli värbamine ja koolitamine. Kevadel sai värvatud esimesed tehnilise toe spetsialistid, kes täna töötavad juba iseseisvalt. Sügisel alustas oma teekonda teine etapp tehnilise toe spetsialiste, kelle koolitus on poole peal. Sel aastal oleme läbi koolituste ühtlustanud kollektiivset teadmist, lihtsustanud tööprotsesse ja uuendanud igapäevatööd hõlbustavaid tööriistasid. Viimane, aga mitte nii vähem tähtsam, on see, et me alustasime uue keskse teenuste haldustarkvara seadistamist, mis peaks meil tehnoloogia osakonnal järgmine aasta andma olulise kvaliteedihüppe meie teenustes. 2025. aasta pingutus on infoturbe uuendamine. See tähendab kokkulepete uuendamist, kes mille eest vastutab ja kuidas me oma tööd teeme. Pingutame selleks, et põhiteenuseid osutavaid infoturbe intsidente oleks 0 ja seeläbi teenuste ohutus tagatud. Sellel aastal võtsime Jansis kasutusele Eurokontrolli vastavushindamise rakenduse Karma. Karma on mitte seda, vaid Karma on meile heaks abivahendiks vastavushindamise maatriksite loomisel, vastavushindamise info haldamisel. Tänu Karmale on meil süsteemne lähenemine, mis nõuded meile rakenduvad, kuidas me neile vastame ja kuidas me ennast igapäevaselt parandame. Ja tänu sellele liigume me ikka ja alati kvaliteetsema ja ohutama teenuse pakkumise poole. Meil kvaliteedis on tõsiselt hea meel, et osakonnad on saanud hoo sisse mittevastavuste ja parendusettepanekute ohjamisega. Me näeme, kuidas töötajate poolt tehtud parendusettepanekuid hinnatakse kõrgelt ning neid ka osakondades rakendatakse. Selleks, et osakondades oleks parendustegevusi, millega tegeleda, julgustame töötajaid parendustegevusi tegema TVS-is. Töötajatel endil on parimad teadmised enda protsesside parendustest. Sellel lihtsal viisil saamegi kõik anda panuse parema kvaliteedi, efektiivsema protsesside ja tõhusama Jansi heaks. 2025 aasta on olnud meil osakonnas väga suurte muudatuste aasta. Meil on väga palju olnud muudatusi just meie süsteemide osas. Näiteks aprillis oli meil osakonnas briifingu infosüsteemide suurem uuendus, millest siis kõige suurem tükk oli, et vahetus Notami edastamise süsteem. Sügise alguses saime joone alla umbes 5 aastat kestnud meie osakonna süsteemide arendusprojektiga. Uue aasta algusest oleme esimeste hulgas Euroopas valmis pakkuma SWIM-teenusena meie DigiNotam teenust, digitaalset IP andmeid ning Tallinna lennujaama andmeid. Meie osakonna AIM veebileht on aasta jooksul saanud mitmeid meile olulisi funktsionaalseid uuendusi. Tuulik projektis möödunud aastal keskendusime peamiselt projekti ettevalmistavatele tegevustele nagu hangete ettevalmistamine, analüüs ja nii edasi. Siis sellel aastal tegime kõik projekti reaalsed tööd. Uuendasime Tallinna radari taristu, rajasime uue sideliini, paigaldasime, võtsime kasutusele uue radari, lisasime 5 uut VAM-i tugijaama ja lõime seeläbi seirekatte Kärdla, Kuressaare ja Pärnu lennuväljadele. Ühtlasi tegime VAM-süsteemi sõltumatuks GPS signaalist ja ühtlasi lõime lahenduse, mis võimaldab lennujuhtimispositsioonil näha
transpondrite õhusõidukeid neutraalvete kohal. FINES programm keskendus aasta jooksul tehniliste ja operatiivsete eelduste loomisele, mis on vajalikud piiriülese lennujuhtimisteenuse käivitamiseks. Alustasime tegevusi kõikides tööpakettides, jätkasime operatsiooniliste protseduuride harmoniseerimisega ning tehniliste lahenduste kokkuleppimise ja rakendamisega. Jõudsime kokkulepeteni kõikides tugiprotsessides ja nende sisus ning jätkasime koostöö korraldamist toetavate lepingute ettevalmistamisega. Üheks olulisemaks verstapostiks kujunes aasta jooksul mais allkirjastatud 3-poolne kokkulepe Soome ja Tšehhi lennuliiklusteenuste osutajate vahel uue tuleviku lennujuhtimissüsteemi TopSky ATC-1 hankimiseks. Siinjuures suured kiitused meie tehnoloogia osakonnale, kes seda protsessi eest veab. Teiseks olulisemaks saavutuseks kujunes asjaolu, et suutsime aasta jooksul ilmnenud olulised projekti mõjutavad riskid maandada õigel hetkel ja jätkata vastu kokkulepitud tähtaegu. Tehnoloogia osakonnas oleme 2025. aastal peaaegu täielikult liikunud kompetentsipõhise väljaõppe suunas. See tähendab, et me ei keskendu ainult teooriale, vaid sellele, et iga insener omandaks reaalsed oskused, et teha oma tööd enesekindlalt ja ohutult. Oluline pole ainult teadmuste olemasolu, vaid nende praktiline rakendamine. Oskus tegutseda õigesti ja otsustavalt päris olukordades. Väljaõppe lahutamatu osa on ka hindamine. See peab olema õiglane ja läbipaistev, et oleks selge, kas soovitud kompetentsid on omandatud. Nii tagame, et meie atsepid mitte ainult ei tunne süsteeme, vaid suudavad neid tööolukorras professionaalselt ja vastutustundlikult hallata. Just siis, kui see kõige rohkem loeb. 2025 on lennujuhtimisosakonna jaoks olnud muutusi täis aasta. Aasta algas struktuuri muudatusega, kus uued inimesed tulid täitma uusi rolle. Vajas harjumist nii nendele, kes neid rolle täidavad, kui ka kogu osakonnale, et harjuda uute inimestega. Torn APP ja AFIS grupis kõige rohkem rõhku läks sellel aastal multitorni analüüsile. Analüüsi viisime läbi koos välispartneriga ja välispartneri ülesandeks oli välja arvutada, missugune lahendus multitorni ja regionaallennuväljade liikluse korraldamisega oleks ettevõttele kõige mõistlikum. Oleme kogunud ka muid andmeid, teinud väiksemaid analüüse, visualiseerinud need Power BI abil. Seeläbi on meil võimalik teha otsuseid, mis põhinevad andmetel, luua enda jaoks selgust, luua osakonna jaoks selgust ja läbi selgemate otsuste luua selgust ka iga töötaja jaoks. Viisime läbi kahese olulisuse hindamise, et seda siis nii kestlikkuse aastavaates kui ka üldse kestlikkuse kui teemaploki osas. Kahese olulisuse tulemusel saime EANS-i olulised mõjukohad, seda siis näiteks kliimamuutuste osas, õhusaaste osas, töötajate töötingimuste osas, ka ärilise käitumise osas ja ka sellise mõju osas laiemalt ühiskonnale. Ja siit me saame ainult oma tegevustega edasi minna. Toimus meil ka ringmajanduse töötuba, kus siis meile räägiti, mis see ringmajandus on ja kuidas me ise saame tarbijatena sellesse panustada. Kogu selle kestlikkuse teemaploki mõte on olnud see, et me saaksime kõik koos kestlikkuse teekonnal samm-sammult edasi minna ja mõistaksime ühiselt, mis see kestlikkus üldse on. Minu jaoks oli üsna tihe, väljakutseid pakkuv, kuid samuti väga huvitav aasta. Mul on väga hea meel olla tagasi EANS-is. Üheks fookuse teemaks on olnud FINES ja töö selle nimel, et projekt jõustuks 2027. aastal. Koostöös lennujuhtidega ja vahetuse vanematega proovisime leida lahendusi, kuidas päevasiisene rotatsioon võiks paremini toimida. Samuti, kuidas mehitatus kuulõikes võiks välja näha, et ta vastaks vajadustele. Sel aastal meil toimus sisekonkurss vahetuse vanema positsioonile ja seekord välja valitute seas on nii APP Tower kui ACC pädevusega lennujuhid, kes alustavad järgmisel aastal iseseisvat tööd vahetuse vanema rollis. Ja arvestades praegust geopoliitilist olukorda, proovisime tihendada koostööd militaaridega ja selle jaoks meil on Lääneblokk 2026 projekt. Mina olen sel aastal lennujuhtimisosakonnas asunud täiesti uude rolli, tooteomaniku rolli. Minu esimene kõige peamine ülesanne on olnud
kaardistada, millised süsteemid meil üldse kasutusel on, kuidas nad omavahel seotud on ning millised sõltuvused ja riskid meil hetkeolukorrast siis olemas on. Selline terviklik ülevaade on meil senimaani olnud üsna puudulik, mis on siis tekitanud ka olukordi, kus üks inimene või süsteem võib muutuda kriitiliseks riskikohaks. Minu eesmärk on tagada, et meie tehnilised lahendused ja protseduurid oleksid jätkusuutlikud, toetades igapäevast teenuse osutamist. Koostöös tehnoloogiaosakonnaga paneme paika pikaajalisema arendusplaani ning selgemad vastutused ja see ei puuduta siis ainult süsteeme, vaid ka inimesi. Meil on plaanis juurde lisada operatsioonilisi peakasutajaid, et vastutused oleksid paremini kaetud ning süsteemide tegevus ei sõltuks üksikutest võtmeisikutest. Minu jaoks on selle aasta üks olulisemaid märksõnu MotiCheck ja ma usun, et see ei ole võõras sõna mitte ühegi ANSI inimese jaoks. Töötajate pühendumus ja rahulolu on teema, mis mitte kunagi laualt maha ei kuku ja sellepärast soovisime oma juhtidele pakkuda head tööriista, et sellega siis pidevalt ka tegeleda. Ja valisime testimiseks uue tööriista MotiCheck. Vastuvõtt aasta alguses oli väga soe ja sellest ajast saati on MotiCheck olnud sõna otseses mõttes meie igapäevane kaaslane. Ükskõik, kas me otsustame sellega ka järgmisel aastal jätkata või mitte, siis oleme selle kaudu kogunud väga palju väärtuslikku sisendit selle kohta, mis on meie töötajate jaoks oluline, millega nad on rahul ja millega mitte. 2025 aastal oli fookuses ANSI väärtuste juurutamine. Seadsime endale 2 eesmärki. Esiteks väärtuste nähtavaks tegemine ja teiseks nende lahti mõtestamine. Kõik ANSI töötajad on saanud aasta jooksul osaneda väärtuste töötoas. Töötubade abil oleme mõtestanud lahti ANSI väärtusi nii iseenda töörollist tulenevalt kui kolleegi töörollist. Ma arvan, et on väga oluline, et kõik ANSI töötajad mõistaksid väärtuste tähendust, seetõttu, et need on meie ühised käitumislikud kokkulepped. Mida paremini me väärtusi sarnaselt mõistame, seda efektiivsemalt teeme ka koostööd. Kestlikkus on meil sel aastal olnud tõepoolest fookuses, eriti just selle mõttega, et mis on selle mõju meile ja kuidas me üldse mõistame kestlikkust. Mitte ainult keskkonna vaates, vaid ka kuidas me inimestena kestaksime. Aasta algas meil inspireeriva avasündmusega ja lõppes pilguga kliimateadusesse ja kestlikku innovatsiooni. Aasta jooksul toimus meil ka väga mitmeid muid sündmuseid, näiteks panustasime ühiskonda, kus tiimid käisid näiteks Saarete laekas abipakke komplekteerimas, Pääsküla-raba taastamas, Tipu looduskoolis abistamas ja oli veel mitmeid teisi heategijaid. Ja sellistel tegevustel on tegelikult väga suur mõju ja saame kõik koos head teha. Lisaks sellele kevadisel seminaril keskendusime valitsemisele ja nüüd täna juhtimisteemadele. Uuendasime eetikakoodeksit ja tegelikult toimus ka töötuba, kus kogusime sisendit tarnijate osas, et mida me ootame oma tarnijatelt, ehk siis sisuliselt tuleb ka sellest käitumiskoodeks tarnijate jaoks.